detektorloendused. Need kestavad juba 28 aastat, kus siis detektoriga minnakse välja, kasutatakse loendusmeetodeid, joonloendus ja punktloendust. Nendest võib eraldi mõnikord rääkida, filmi teha, on ka artiklid ilmunud. Aga nüüd selle jutu alguseks siin võib öelda, et täna on 3. öö järjest läheme. Aasta on 2021, seireperiood on 20. juunist kuni 10. juulini igal aastal. See on see aeg, kui ööd on lühikesed ja valged. Nahkhiirte lennuaeg on väga piiratud ja seetõttu nad on väga paiksed ka. See on päris märjaks tee läinud, on meil ilmataad siin vembutab. On märjaks kastnud ja on ka välgutab, jah, pilves. Aga ei ole suur äikse-pilv. Ei ole suur, nii et aga ta on olemas. Ja täna on siis nii, et 3. öö, 20. juunist algab seire, Nahkhiirte riiklik seire. Detektoriga minnakse öösel välja, loendatakse, kui palju nahkhiiri, mis liike kõik. Ja see on riiklik seire, see toimub 28 aastat järjest. Need 1994 sai alguse, need samad meetodid, Petersoni detektorid, väga head, stabiilsed ja usaldusväärsed ja kogenud eksperdid siin. Näituseks siin Tiit Piiskoppel, Jõgeva seirejaamas tegutsenud. Ja mina olen siis, kes kaamerat käes hoiab. Ma ei tea, kas mind siin hämarus on näha, aga välk sähvatab võib-olla näha. Mina olen Mati ja siis täna on 3. öö, kui me oleme välja, aga paistab, et me ei saa loendust teha, sest läheb väga märjaks. Ilm peame otsa ringi keerama. Esimene öö oli meil Värskas, väga huvitav koht, 6, 7, 8 liiki nahkhiiri, pooled Eesti liikidest võimalik saada ühe ööga leida mõne tunni jooksul. Teine öö, eile ma käisin Võrus, Võru linnas, seirejaam on Võrus ja täna 3. tahame minna Toomale. Tooma, see on siis Jõgevast põhja poole, Tartust alustame sõitu, Jõgevast põhja poole ja nüüd olemegi teel. Nii et on 22. juuni, homme on siis jaaniõhtu. Ja nüüd on siis pööripäev peaks olema, suvine pööripäev. Nii et kõik on kena, ilm on soe, on olnud niisugune erakordselt soe ilm, 30+ kraadi ja iga päev nädal aega. Öösel 20+ kraadi, 24, isegi 25. Aga nüüd siis kogunevad esimesed pilved ja seal palava peal on ka äikest. Aga me siiski loodame, et me läbi selle äikse pilve ja nende äiksepilvede vahelt, et me saame kuiva nahaga Toomale, kus on Nahkhiirte seire loendus. Me rääkisime siin vahepeal Tiiduga ka seire mõiste üle ja ajaloost seoses seirega. Seire, see on vana Eesti sõna, seirama, sõnast seirama. Aga tänapäeval see tähendab olukorda ja kava ja tegevust, kus jälgitakse looduse seisundit, sealhulgas taimed, seened, loomad, nende asurkondade seisundit. Eriti kui on kaitsealused, ohustatud liigid, siis on riiklik seireprogramm nende jaoks. Aga Tiiduga meenutasime siin aegu, kui seire käivitus ja mina olin ka seal käivitamise juures kohe mitte ainult jalga pidi, vaid oma kõige 5 käe või 10 sõrmega olin seal juures. Et ma töötasin nimelt Eesti Metsainstituudis Tartus looduskaitse osakonnas. See oli niisugune teadusasutus ja niisugune osakond, mis tegeleski looduskaitse teaduslike alustega ja looduskaitse metoodikaga ja üldse pani aluse looduse teadmisele ühiskonnas erinevatel viisidel. Ja ma sattusin sinna tööle, kuna ma olin bioloog ja zooloog ja olin väikeloomade uurija olnud juba aastat 1975.
ja Metsainstituudi Tartus ma siis sattusin pärast Matsalu looduskaitsealal töötamist 84. aastal. Ja 10 aastat hiljem, 94, siis meie osakonnas seal Tartus oli kavas käivitada loomastiku seire ja minu ülesandeks oligi käivitada väga erinevad loomastiku seire projektid. Aga veel mõni aasta enne, kui ma rääkisin midagi loomastiku seirest, siis mõned vanemad kolleegid, kes tuntud Kassel akadeemikud ja bioloogid jutu sekka, nad vaatasid, et ma olen mingi metsaline, tuleb niisuguse jutu, mis seire, mis loomade seire, niisugust asja pole olemas. Ja ei olnudki olemas tookord. Aga ma tõin selle sõna sisse ja ministeerium võttis tookord vastu ja oli ka teisi pooldajaid oli, need vanema põlvkonna teadlased, nende teada oli seire, oli selge asi, et seire, see on siis atmosfääri seire, kiirguse seire, me jälgime, milline kiirgus on, või äärmisel juhul ilmastiku jälgime, see on seire. Aga mingid loomad jooksevad või lendavad või hüppavad või mingid lilled õitsivad, mis seire, et see ei ole võimalik. Aga nüüd elu on näidanud, et see on vägagi võimalik ja see toimub. Ja nahkhiirte riiklik seire on riikliku keskkonna seireprogrammi üks osa. Ja aastas on neid, igal aastal seda finantseeritakse mingis mahus. On olemas seirejaamad, kus siis igal aastal tehakse neid uuringuid taimede, seente ja loomade osas. Ja umbes 50 niisugust seirekava on või seire allprogrammi ja nendest 1 või 2 on nahkhiired. Nahkhiired olid enne koos, ühena neist, aga nüüd viimased 5 aastat umbes on nii, et nahkhiired on 2 läinud seires. On olemas talvine seire, talvituspaikades tehakse loendusi. Need on siis paiksed nahkhiire liigid, kes Eestis on ka talvel. Ja teine on suve alguse seire ehk detektoriga loendused, kus nahkhiiri loendatakse siis juba ka rändliigid, kui on kohal. Nii et on võimalik teoreetiliselt kõik 14 Eesti liiki leida, aga riiklikus seires vist loenduste käigus on välja tulnud 12 liiki. Ja 28 aastat see toimub ja mulle väga tundub, et täna saame ka pihta. Kas see on, kus me oleme, Jõgeva kandis? Kaarepere, Aga tee on jälle kuivaks tõmmanud, äiksepilvest saime läbi, see oli esimene äiksepilv, aga tänane öö paistab, et on need äiksepilved on väikesed veel, nad on kohalikud, ei ole mingit suurt fronti, suurt uputust ei ole, väikesed pilved, ladistab vee maha, oi pagan, siin kõrval pani praegu niisuguse välgu, et teeme siin filmi paremat kätt Peipsi pool, vaatame, kas jääb välgunool ka peale. Just sekund enne, kui ma kaamera sinna keerasin, oli mõne meetri kaugusel, mõne meetri, oli väga vinge äikese pilt. Nüüd on puud ette tulnud. Teed filmi või pildistad, see on peaaegu 100% reegel, et sa ei saa enam kätte seda. Sa nägid väga vinget fotot või pilti, eks ju, mida tahad jäädustada, aga peaaegu 100% kindel, et sa niisugust enam ei saa. Tuleb puu või põõsad ette, tuleb teine ajahetk. Sa ei saa tagasi seda hetke enam. Mul on väga palju on selliseid hetki on olnud. Kaameraga liigun looduses, tunnen huvi looduse vastu, tahan jäädustada ja märkan midagi väga vinget. Mõnikord ei ole kaamerat kaasaski üldse, mõnikord on kotis, mõnikord on käes, aga sel momendil kas auto ei peatu või tähendab, ma ei saa seda punkti kätte ja pärast keerad otsa ringi tagasi, aga seda hetke enam ei ole. Nii et looduses on nii, et loodusvaatlustega ja filmimiste ja fotodega, et sa võid nautida mõnda vinget hetke, aga see on ainulaadne, see on üks kord ajaloos ainult seda teist enam ei saa. Ja sama see välgunool, mis oli väga vinge, oli taevas siin. Sekund enne, kui ma kaamera keerasin sinna, ta oli ja nüüd ma olen rääkinud siin, ma arvan, juba 100 sekundeid ja mitte midagi taolist ei ole kordunud. Nii et see kõik kinnitab minu öeldud.
seda hetke enam tagasi ei saa, aga no siiski välgu kuma te näete. Kui te ei ole veel tukkuma jäänud, teeme väikest filmi siin. Sõites siis autoga. Praegu läbisime Kaarepere Tartust Jõgeva poole. Ja paremal on väikest sorti äikese pilv. Vaatame tee peale ka korraks ette. Kassinurme mäed, noh super. Siin on jälle kohane öelda, et Kassinurme mäed. Siin vasakut kätte ehk lääne pool tuleb ju Pedjajõgi, mingi 10 kilomeetrit. Ja siit teest kuni Pedjajõgi põhiliselt on kõik metsamassiivid. Ja see on väga huvitav mets. Siin omal ajal sai uuritud pisimetajaid, kahepaikseid. Ja Vello Keppart töötas siin mingi 10 aastat Söö arboreetumis. Nii samas nende mägede taga. Ja mina käisin tal külas, siis suveti võtsin rotilõkse kaasa ja siis ongi Painküla ja võtsin rotilõkse kaasa, kui püüdsin siis uurisin pisimetajaid, mitte lendavaid, mitte nahkkiiri, aga need, kes ei lenda pika ja lühikese sabaga, aga ilma tiibadeta pisimetajaid. Läksin Vello juurde, panin lõksud üles, kaevasin auke, püünis auke. Ja seal pandi aeda, Söö arboreetumi ümber pandi aeda ja ma olin Vellol ükskord külas kevade pole või suvel vist kahepaikseid vaatamas ja siis ma avastasin, et pagan, et tehakse uus aed ja aiapostid on kaevatud, kuhu betoonpostid pannakse siis võrkaed ümber, eks ju, arboreetumile. Ja see oli mingi 500 meetrit või pikem ala oli nagu valmistatud ette, et panna aiapostid koos võrguga. Ja augud olid juba kaevatud. Ja ma kohe, hurraa, püünis augud on olemas, ma ei pea ise kaevama. Need oli 10 auke. Ja siis ma sealt tõstsin välja konnasid ja ma sain nii hea ülevaate, mis konnaliigid on kahepaiksed. Rohukonnad, rabakonnad, kärnkonnad, vesilikud. Kõik, kes olid auku kukud. Ja lisaks konnadele muidugi pisimetajad. No konn veel ronib välja, eks ju. Kui augus on vesi, vihmavesi näiteks kogunend, kukub sinna auku, konn, ta ei sure kohe ära, võib välja ronida, aga kui pisimetajad kukub, siis ei ole lootust, siis ta upub sinna ära. Ja nendest aukudest ma kogusin igasuguseid huvitavaid loomi, kollektsiooni jaoks pisimetajad ja kahepaiksid, mõõtsin neid kõiki. Ja siis panin ka lõkse ja oli vist aasta mingi, kas oli 91, 92, kui ma käisin seal püüdmas hiiri, panin metsa raiesmikele, panin lõksud ja siis sain võsa uruhiire. Üle Pedjajõe praegu lendasin. Võsa uruhiire sain, kujutad, et see on Microtus subterraneus või Bithymus subterraneus või Terricola subterraneus, nagu kolleeg Igor Tagarodnjuk Ukrainast pani tal nimeks Terricola. See on Microtus ehk uruhiir eesti keeles. Suur perekond paljude liikidega, aga see on alamperekondi veel ja Bithymus või Terricola on siis üks alamperekondi. Ja siis subterraneus on huvitav loom, et ta üldiselt on Kesk-Euroopas siin-seal on teda, aga Põhja-Euroopas teda ei ole reeglina, välja arvatud üksikud leiud Leningradi oblastis, aga Balti riikides Eesti, Läti, Leedu mitte ühtegi ei ole leitud kunagi. Ja 86. aastal, 1986 siis, kui me tegime pisimeetajate leviku atlast, selle huvitav teema, millest võib rääkida, millega sai tööd teha umbes 10 aastat järjest, ma ütleks. 80. ja 90. algusel. Ja 86. aastal siis koolipoisid, kelle me andsime lõksud, kes osalesid pisimetajate püügis, et levikuatlase koostamisel ja püüdsid kinni Pärnumaal ja määrasid võsa uruhiireks. Liik, keda Eestis ega mitte üheski Baltimaas iial pole leitud. Aga mingi imetajate määramistabel Matikaalu juhendamisel koostatud Eesti imetajate määramistabelid. Nende põhjal määrast 5 päkka. See peab olema võsa uruhiir. Ja pärast tuli välja, et oligi võsa uruhiir, uus liik. No ja siis muidugi see oli põnev, jah. See oli suur sensatsioon, võib öelda, eks ole.
imetajate uurimise valdkonnas sensatsioon, uus pisimetaja liik Baltimaades. Aga aastate jooksul õnnestus need mul veel püüda sealhulgas Peipsi ääres, tihti ka koonustega ja lõksudega, võib-olla harvem, aga ka lõksudega ja siis maa sisse kaevatud koonustega, koonuse püügiga. Ja siin samas Kassinurme mägede taga siis, kui ma veel külas käisin, mul õnnestus ka sealt püüda teda lõksudega ühel raiesmikul. Lisaks Viiral Peipsi ääres püüdsin, kahvist 91-92 oli ja samal ajal ka laevast, kui minna Tartust laeva poole, eks ole, siis Palupõhja teed, kus on Alampedja looduskaitseala ja just kui kaitseala peale hakkab, seal on jälle metsad ja kraavidega metsad ja võsastunud metsaservad, kraavid, teeäärsed kraavid, ilusa võsaga, panin aga lõksu ja võsauruir oli sealgi sees. Kuule, kus ma nüüd olen? Päris kaugel juba, Jõgeva vist, jah? Kesklinn, jah, see on. Ei ole kesklinn. Nool on kesklinna näitas, jah, see on Jõgeva. Nii et me oleme endiselt teel ja tee on märg juba teist korda, vahepeal oli kuiv. See, et vahelduvad märjad ja kuivad teelõigud, see kinnitab, et need pilved on väikesed. Aga nad on olemas, nad on vihmapilved ja nad panevad maha selle vihma, aga loigud on päris suured praegu siin. Tähendab, vihm on tugev, aga neid vihmapilve on mitu ja vahepeal mõnes kohas ei ole vihmapilve. Nii et meil on siiski lootus veel täna jõuda Toomale, see on sinna Vägeva kandi metsadesse, Endla looduskaitsealale, kus toimub nahkhiirte riiklik seire täna öösel. Ja niisugune plaan meil on. No nii, nüüd on Jõgeva, on see kõrvale jäänud ja äikesepilv lahkus ka Jõgeva taha. Ja ees on siis meil natukene heledam taevas. No põhjataevas ongi heledam, eriti aasta kõige valgemal ööl, mis on täna 22 juuni. Ja põhjataevas ongi hele kogu öö. Aga me loodame, et me ei saa sealt välku ega rahet ega muud ebameeldivat. Et me saame nahkhiired ära loendada Tooma loendusrajal, mis on 3,6 kilomeetrit pikk joonloendus ja siis seal joonloendusele lisaks on veel detektor punktloendus, siis 5 minuti loenduspunktid on rajal ja neid on 9 ja kogu see loendus kokku läheb siis 2,5 tundi umbes. See on võimalik see rada läbida ja kõik need loendused teha. Et me teeme juba 2 või 3 aastat neid filme Tiiduga sõites erinevatesse kohtadesse. No, mina filmil Tiidu käes on rool. Tema on nagu selle ala inimene. Minu käes on kaamera. Mina räägin juttu. Ja need on niisugused ajaloolised filmid Eesti looduse teemadel, looduse uuringute, ka looduskaitset tuleb ette, ka ühiskonna toimimist ja üldse tegeliku elu põhiliselt, eks ju, kui nii laiemalt filosoofiliselt öelda. Me räägime tegelikust elust, me ei fantaseeri eriti palju. Ja kui mingi fantaasia on, me püüame seda siis eristada. Öelda, et see ongi nüüd fantaasia, mis ma praegu ütlen näiteks. Aga põhiliselt see jutt on ajaloo film, on see tõsielu film. See, mis ma räägin, see on õige. Nii palju, kui mina tean sellest asjast. Ma ei saa rääkida ühestki teemast või ühestki sündmusest miskit muud moodi kui ainult seda, mida mina tean, mis teave minuni on jõudnud. Ja aegade jooksul ju teavet on kogunenud, et on millest rääkida. Praegu me sõidame siis
Piibe maante on selle nimi, eks ole. Tartust läksime Jõgeva poole, Jõgevast möödusime. See on kõik Piibe maante ehk vana Tartu-Tallinna maante. Vana Tartu-Tallinna maante, ta läheb üles siis Piibe mõisast mööda, kus ta nime sai, läbib Vägeva, Koerust läheb mööda, siis kus ta veel seal läheb. Ta läheb Aegviidu, Jäneda, kõik need kohad. Tuleb Jõelähtmel välja, Jägala jõe juures tuleb välja siis Tallinn-Narva maantele. Ja sealt siis juba võib minna Tallinna, Narva või Peterburi teed siis sirgelt Tallinna linna, aga see on vana Tallinna maante ehk Piibe maante. Ja seda teed me saame siis Vägevale ja Toomale, kus me teeme oma nahkkiirte loendust. Väga paistab, et meil läheb hästi ilmaga. Nüüd on juba kolmas sats või kolmas teelõik, mis on kuiv. 2 olid uppunud äikese vihma, märjad, aga kolmas teelõik on kuiv ja ees ma ei näe ka mingisugust äikese ohtu valge taevas, nii et tulime pilvedest läbi ja paistab, et kõik läheb hästi. Selles seires, eriti suve seires, suve öödel tehtavas seires on ju ülimalt tähtis on ilmastik. Ilmastik määrab kõik, võib öelda, et seiret juba, seire jaoks on metoodika, juba öeldud seire ei ole mitte ainult kiirguse või ilmastikunähtuste jälgimine läbi aja, vaid seire on ka eluslooduse seisundi jälgimine läbi aja. Ja praegu siis nahkkiirte seiresõit on. Need seires on omad meetodid ja need omal iseendal on tulnud välja mõelda suures osas. On olemas ka loomastiku seires, on olemas ka loomastiku uuringu meetodid läbi aegade olnud, aga kuna ma ise olin selle juures, kui riiklik seire käivitati aastal 1993, siis ma sain üsna kiiresti aru, et tavalised teadusliku uurimise meetodid, statistikad ja kõik seda proovide kogumised, tavalised meetodid, mis on üsna niisugused töömahukad ja sa saad korraga uurida väikest ala, mitte kogu Eestit korraga. Võtad ühe põllulapikese, ühe metsatukakese, uurid seal põhjalikult, et see ei kõlba tegelikult. Loomastiku seires see ei kõlba. See sai mulle selgeks üsna kiiresti. Ja siis erinevate loomaliikide, minul olid väikeloomad, minu meelisteema, kahepaiksed roomajad, maismaalimused, pisimetajad, lendorav, poollennuline imetaja, lendorav, lendavad imetajad ehk nahkkiired, eks ole, mitte lendavad imetajad. Kõikide nende seire kavasid ma koostasin ja metoodikaid koostasin ja koos kolleegidega muidugi oma ala spetsialistidega, aga minule sai väga kiiresti selgeks, et seire metoodika peab olema väga lihtne, mida saab kasutada enam-vähem muutuma, täpselt sama metoodikat, isegi täpselt samu aparaate, mõõtmisviise saab kasutada väga pika aega, aastakümneid samades kohtades. Vot see on see alus. Kui niisugune metoodika on olemas, on välja mõeldud ja on katsetatud, proovitud, et ta töötab, siis see ongi seire. See ongi õige metoodika, aga kõik muud meetod, ükskõik kui täpsed või nad on, isegi liiga täpsed on vahel, need ei kõlba. Kui sa tahad näiteks nahkkiirte suve alguse seire, Eestis on praegu 12 seirejaama, oli 8, aga nüüd õnneks natuke rohkem on 12 seirejaama üle Eesti. Kui sa tahad Eesti kohta ülevaadet saada, need peavad olema väga lihtsad meetodid, et inimene läheb, kes on välja õppinud inimene, tal on aparaat käes, et ta ühe ööga saab juba andmed kätte ja peaaegu kõikide liikide kohta, nii liigimäärangud kui ka isendite arvud seirejaamas, eks ju, kus ta on valinud seirejaama, kus selle looma meeliselupaigad on. Ja ta saab niimoodi 12 tööd, eks 12 seirejaama, eks ju, igal aastal ainult 12 tööd väljas on võimalik saada andmed kogu Eesti kohta, seireandmed. See ei ole mingisugune teaduslik täpne uuring, sest too oleks palju kallim, palju kulukam ja Eestis pole kunagi niisugust tööjõudu olnud.
kes suudaks kogu loomastiku uuringuid igal aastal teha ülipõhjalikult üle kogu Eesti, see on võimatu. See on võimatu ka paljudes teistes riikides. Aga mulle tundub, et film lõpeb ära. Sony film lubab 25 minutit ja siinkohas siis Kärdemäele jõudsime. Kärdemäel oleme, Endlajärv ei paista, aga vanasti paistis. Aga ei lõppenud ära. Ma vaatan 26 minutit on täis. Järelikult siis Sony kaamera, tal on lubatud 29,5 minutit vist, jah. Nii et siiski ma saan mõne minuti Kärdemäest alla tulles, aga siin vasakule väga vinge vaade on, eriti kui on valge öö nagu praegu. Kärdemäest alla tulles põhja poole Piibemaanteed vasakule alati oli Endlajärv paistis seal, aga nüüd ei paista. Ja ta ei paista juba 30 aastat vähemalt, sest pärast sõda 60-ndatel metsik kraavitamine Endlajärve ümbruses metsades kraavitati ära kõik need soometsad ja vesi lasti alla sellega ja need madalad puud kasvasid üles, varjasid ära Endlajärv, Kesk-Eesti suurim järv varjati ära, nii et Kärdemäelt väga ilus vaade oli, paistis järv, aga nüüd enam ei paista. Aga nüüd lähemegi alla Tooma poole, siin on, ma ütleks, et mõni kilomeeter, ma ütleks, et finiši sirge koidab juba. Ja siis me jõuamegi Tooma teerist ja sealt 1,5 kilomeetrit alla siis Tooma külla ja koolimaja juurde. Koolimaja on kindel termin, Tooma külas on kindel maja, kõik kohalikud elanikud teavad, kuigi seal praegu ei ole, ammu juba ei ole koolimaja olnud, aga kunagi oli seal koolimaja ja seda maja nimi endiselt on koolimaja, Tooma koolimaja. Seal on siis enda looduskaitseala keskus juba mitukümmend aastat. Ja seal tolle maja juures algabki siis nahkhiirte loendamine Tooma loendusrajal, loendamine detektoriga. No vot, selline lugu. Nahkhiirte suve alguse seire, öised loendused detektoriga. Ja nüüd me jõuame Tooma teeristi. Aga ilmastik, ja seire metoodikast oli veidi juttu siin filmis. Ilmastik on ülioluline. Ja metoodika juurde alati pannakse kirja, no ma ise olen need kirja pannud, kõik need loomarühmad, kelle seiret ma alustasin ja osalt ka ise läbi viisin, koordineerisin. Oma 7 loomarühma tuleb kokku, seal isegi maismaa limused on sees ja ma isegi kõik ei mäleta, mis seal veel liblikad olid sees kindlasti ja kus ma osalesin nende seire käivitamisel. Et metoodika tuleb täpselt kirja panna ja seda tuleb järgida, siis aastakümneid ainult nii saab võrreldavaid tulemusi. Ja metoodika üks osa on ka ilmastik loomade puhul vähemalt. Nahkhiirte lend oleneb ilmastikust, milline on temperatuur, kas on kuiv ilm või sajab vihma või on tuul, väga erinev võib-olla ilm. Ja nahkhiirte lennuks sobiv ilm on siis selline, kus on vähemalt 8 kraadi sooja, no mida soojem, seda parem. Ja suhteliselt vaikne, tuulevaikne ja et vihma ei saja, nii et biotoop ei ole märg. Kui on märg, siis ei ole hea. Ja miks just nii on, nahkhiir suudab vihmas lennata küll, aga nahkhiirte lennuaktiivsuse määrab siin putukate aktiivsus. Sest nahkhiired enamik liike püüavad õhus lendavaid putukaid, öösel lendavaid putukaid ja kui putukatele sobib, kui on temperatuur on kõrge, eks ole, +10 on hea.